Tere, mina olen Klaus. Täna lähme vaatame üle 3 Eesti kõige suuremat robotiklubi. Uurime, kaua nad on tegutsenud ja millised on nende põhilised tegevusvaldkonnad. Oleme Tartu Ülikooli füüsikahoones, kus siin minu kõrval asuvates ruumides tegutseb Tartu Ülikooli robotiklubi. Klubi on tegutsenud umbes 8 aastat ja algus on saanud nii elektroonika õppimisest kui ka robotite ehitamisest. Siin laboris tegeletakse peale robotidega kõikse muude elektromehaaniliste ja mehhatrooniliste objektide valmistamisega. Kas liikmeskond koosneb ainult tudengitest või on ka väljapoolt ülikooli inimesi, kes robotiklubis aktiivsed on? Suures osas on tudengid ikka, aga nagu mingid otsesed piiranguid ei ole seotud, nii et on ka paar gümnasisti. Lihtsalt piirang on see, et keegi peab olema motivatsiooni ja tahet teha midagi. Milliseid erineva eriala tudengeid on klubi endasse koondanud? Praegusel ajal on enamus arvutitehnika tudengid, aga on ka palju infotehnoloogia, siis teistest koolidest ka tehnotroonikuid, mehhatroonikuid nähtud, isegi biolooge. Mida sa arvad, mis on Tartu Ülikooli robotiklubi kõige suuremaks trumbiks ja mis on kõige suuremaks nõrkuseks? Ma arvan, et kõige suurem trump on loovus ja kõiksugu hullude ideede väljamõtlemine ja nende valmis ehitamine. Ja sealt tuleb ka kõige suurem miinus, ehk siis töökindlate lahendusteni jõudmine on tihti problemaatiline. Mitme robotiga tuleb robotiklubi välja tänavusel Robotexil? Täpselt numbrit ei tea, aga tundub olevat suur aasta, ehk siis 7 või võib-olla isegi rohkem. Milliseid kohti prognoosid Robotexilt või millised on ootused sellel võistlusel? Eks õige oleks ikka öelda, et esikolmik võiks ära tulla, aga kuidas reaalselt läheb, eks seda näeb paari kuu pärast täpsemalt. Siit Tartust lähme edasi Tallinnasse, kus vaatame üle Infotehnoloogia kolledži ja Tallinna Tehnikaülikooli robotiklubi. Mis on Tallinna Tehnikaülikooli robotiklubi põhitegevusvaldkonnad? Põhiline, millega me tegeleme, on siiski teaduse populariseerimine. Sellega seonduvalt korraldame kursusi nii üliõpilastele kui ka tavalistele õpilastele ja osaleme erinevatel robotivõistlustel ja tegeleme arenguprojektidega. Põhilised asjad, millega meie liikmed tegelevad, ongi 2 teemat. On Robotex, mis viimasel ajal on jalgpall olnud, ja teine on sumorobotid. Et sumorobotitega me käime üle maa ja ilma võistlemas ja Robotex on selline kohalik asi, kus me üritame ka ennast heas küljest näidata. Palju on teil liikmeid klubis? Ametlikke liikmeid on vist 25, reaalselt on meid 40 sihukest tegevat meest ja tüdrukut, aga seotud on klubiga üle 100 inimese. Millised tingimused on robotiklubiga liitumiseks? Tegelikult tingimusi ei ole. Põhiline tingimus ongi ainult see, et peab olema endal väga suur huvi robotite vastu või üleüldse tehnika vastu. Ja kõik ülejäänu saab juba põhimõtteliselt siit. Kuna teie praegune liikmeskond koosneb valdavas osas üliõpilastest, siis millise eriala tudengeid on esindatud? Suurem osa on meil mehaanikud, eesosas just mehhatroonikud, aga umbes 40% on ka erinevaid IT-teaduskonna mehi, on elektroonikuid, on programmeerijaid. Aga on meie sekka eksinud ka päris müstilisi inimesi, on näiteks geenitehnoloogid ja ehitajad. Meil on siin toimunud ka väikseid sotsiaalüritusi ka klubide vahel, et siin aasta alguse poole käisime kõik 3 meeskonniti koos saunas, nii et otsest vihavaenu meil kellegagi ei ole. Infotehnoloogia kolledži robootikaklubi on tegutsenud aastast 2002, 10 aastat. Ja millised on teie põhitegevused? Robotiklubi põhitegevus on tegelikult tudengite õpetamine, et tudengid saaksid teha midagi väga huvitavat ja õppida teoreetilisi teadmisi väga huvitaval uuel moel. Me ei plaani areneda robootikas mingisuguseks profiklubiks, sest meie eesmärk on üliõpilaste õppeprotsessi toetamine, mitte robootikas mingite suurte saavutustega välja tulemine.
aga palju on klubis liikmeid? Robootikaklubis on 20 aktiivset liiget ja väga palju vilistasi, kes tulevad enne robotivõistlust kindlasti siia, toovad piitsat ja salatit inimestele ja aitavad ka. Meie klubi ehitab ainult pildituvastusega roboteid praegu, et me võistleme ainult kõige keerulisemas klassis, kuna see on kõige huvitavam, et me kindlasti ei tule välja joonesõidu ega sumoga, ainult jalgpallirobotid ja... Millise eriala tudengeid on klubi endasse koondunud? Meil kõik erialad on seotud IT-ga ja meie klubis on IT-administraatoreid, süsteemide administraatoreid ja süsteemide arendajaid ja ka analüütikuid. Ja vist on ka tehnosuhtlust olnud natukene. Millised on teie robotiklubi kõige suuremad plussid ja millised on miinuseid, kui neid on? Meie kõige suurem pluss on tõenäoliselt meie liikmed, kes aitavad iga aasta õpetada välja uusi liikmeid ehk annavad edasi oma teadmiseid, juhendavaid lõputöösid, on abiks minule juhendamisel. Ja see, et teadmised antakse kogu aeg edasi, tagab ka nagu sellise järjepideva tulemuse. Miinusena võiks välja tuua, et meil tõenäoliselt on kõige nõrgem eelarve robootikaklubidest, kuid see ei ole meid takistanud siia kohti võitmast. Esikoht kuulub madistajatele. Palun madistajad lavale. Võiduroboti ehitamisel on põhiline, et tuleb teha valmis robot, mis on piisavalt lihtne, et saad selle valmis, saad testitud, aga ta ei tohi olla lihtsam. Milliseid kohti prognoosite Robotexil? Kohti ei prognoosiks, aga ma arvan, et ilus võistlus tuleb. Lisaks robotite vahelisel võistlusena on Robotexi raames toimumas foto- ja videokonkurss ning ka joonistusvõistlus. Selle kohta lähemat informatsiooni saate Facebooki lehelt või Robotexi kodulehelt. Järgmine kord näete 3 väga tugevat robotit, kes hakkavad omavahel võõtu võtma. Edukat robotiehitust!